Tšauki. Ma tean, et nii paljud ootavad seda metsaelutuskäigu videot. Teate siis, kui ma hakkan neid, mis need on, trakse peale panema virtsudele, siis tulevad igasugused mõtted. Nina sügeleb täiega praegu. Ma panin täna kinnuskid kätte. Eile vist, kui ma tegin seda metsaelutuskäigu videot, siis kui külm oli. Päike küll kõrvetab praegu täiega. Ja mõtteid on palju. Teate, üks asi on see, et täna, kui ma nüüd ei eksi, oli number 5 liikumise päev. Lokk on jälle kikis seal. No lasta olla. Ei ole nii palju käsi, et seda sättida. Ei ole fotogeeniline täna. Tankad on tihti palju üleval. Vaat, kirjuta, kuidas sinu sarved püsti on hommikuti kärkad. Õhtul lähed magama, vaatad täitsa nii sivu naine või mees ja õhtul kärkad üles, et opa! Kas tont või inimene? Kas oli selles viimses reliikmes äkki oli seal nüütas või? Vot, täna selline kiiruse päev. Tegelikult, mis ta nüüd nii kiiruse päev on? Teate, mis ma tahtsin ütelda jälle elust endast? Saate ise ka kommenteerida siia. Kas sul on sellist momenti olnud elus? No, kindlasti on. Kus venitad täiega kummi. Täiega. Ise saad aru ka, et kogu aeg, nagu mida pikemalt venitad, seda nagu sügavamaks auk läheb. Vot, ja siis teate, päevakorral on ka nii palju neid selliseid teemasid, ma kuulen ikka siit ja sealt, et miks mul energiakanal kinni on ja miks ma seda ei saa ja tahaks seda. Just ikka sättima seda oma lokendsit lihtsa. Et vaatame. Hopsti, nägid. Läkski peitu. Memmel on meil nii kihvt koht siin. Me jõuame siia, siis me siit peame minema paremale. Ja siis ta jääb ootama, millal ma tast mööda lähen. Ta köhib siin veidikene, vaatab, kus nii perse läheb. On siin. Hakkab matra sead, nüüd me kääneme, me keerame. Vaata, tuleb järg. Ja seal on nii hea päikega, et ei taha kõige kiiresti liikuda. Tark ei torma, nagu öeldakse. Nii, ehk siis see lugu, kui paljud asjad jäävad kinni ja stoppama. Teate, kõik on energia. Mida suuremaks ma tulen, siis rohkem ma saan sellest aru, kõik on energia. Rossi leidis endale vetsu. Vetsu koha. Memm tuleb praegu. Nüüd teine kükitab kõrval. Ja siis ma olen ise enda juures tähele pannud sellist asja, et ma olen tegelikult suht kiire. Kui ma midagi teen, siis ma teen kähku ära. Aga kummivenitaja olen ka meister. Mulle võib anda siis medali selle eest kohe. Et ja võtan liigselt asju endale käsile ja siis ma ei jõua lihtsalt sellepärast, et liiga palju on. Teie, kellel teil on nüüd edukuse koodis näiteks number 7 ja number 5, siis teil on kõigil see omadus olemas. Kommenteeri siia. Mingi pisar tahab tulla. Selline mõnusalt, kuidas ma mõtlen, karge on. Läbi väikeste kinnast hakkab ka külmapäis läbi tulema, aga mõnus on, räigelt mõnus. Vot see oli üks asi, mis ma tahtsin teile täna rääkida, et selles suhtes, et ärge süüdistage ennast, ongi teie iseärasus, aga siin tuleb lihtsalt märgata, millal see nagu väga niimoodi venitama hakkab seda tegemata jätmise asju, sellepärast, et seal on kõik asjad kinni. Ja kui te olete aru saanud, et kui sa saad justkui nagu sealt paisest üle vaata, hakkad nagu tegema, siis korraga kõik asjad laabuvad. Absoluutselt kõik. Siis üks asi, mis ma tahtsin rääkida teile sellisest asjast, et kas te olete täheldanud, et te hakkate mingi hobiga tegelema. Mingi aeg tegelete hästi aktiivselt sellega. Oi, Rossi on siin. Tere, Rossi. Tegeled hästi aktiivselt, siis mingi aeg ta jääb laagerduma. No, siis enam ei tee. Siis tulevad teised hobid. Siis sa oled kuidagi hästi palju neid tarbeid ostnud selle jaoks, et seda hobi teha. Et ma vaatan möödas. Tugevad liikumised toimusid praegu. Ma pead silmad oma kukle taga, nagu matemaatikaõpetaja ütles. Ma näen küll, kuidas jäis pikerdate. Luisi võttis päikse praegu kinni. Ei liigu kuskile. No vot. Ja siis nende hobidega on ka selline huvitav lugu. Me ju areneme iga päev, eks ju. Ja siis, mis mina olen tähele pannud, mul oli selline üks hästi kihvt hobi,
mingi etapp siis, kui ma õppisin NLP-d. Me pidime tegema selline praktikuks õppisin, eks esimene kursus, esimene aasta, kes on ka NLP-d õppinud, siis kommenteerige ka siia. Medal teile, kui te selle lõpuni tegite. Minul lihtsalt elu muutus nii aktiivseks, et enam ei saanud Eestis käia. Aga siis lõputöö oli see, et tee midagi sellist, mida sa enne teinud ei ole. Et ennast pidi tohutult ületama. Ja siis ma tinistasin vaikselt kitarri. Vot. Ja siis, mis see vaikne asi oli see, et mu sees oli selline tohutu igatsus osata mingit lugu, mida saaks laulda ja mängida samal ajal. Ja ma õppisin 2 lugu ära. Ja näete, nüüd mul ei tule meelde enda lugude lood, vahet pole. Ja nüüd ma ei ole kitarri näppinud juba pikemat aega. Äkki pool aastat või niimoodi. Aga siis, kui ma võtsin sealt selle kitarri kätte ja saad aru, see on nagu jalgrattaga sõitmine. Sa lihtsalt hüppad peale ja hakkad sõitma. Muidugi näpud ei tööta nii kiiresti, nagu peaksid seal mingi loo koha peal mingid tuuridega. Ma imestasin seda, et tuurid olid peas. Ja võt siis, miks ma seda kõike räägin? Selleks, et kas sul on ka mingi selline hobi, mida sa oled teinud? Ja siis see nagu jääb. Ja siis, kui sa naased selle asja juurde, selle teema juurde, siis täpselt nagu sõrmed kohe tajuvad, sa nagu lihasmälu öeldakse selle kohta, on ju. Ja nii nagu kui trennis pole ammu käinud, siis lähed kuskil treenažööri peale, täpselt juba jookseb kõik see värk ja pekk sulab. Vaatame, memm jõuab meile järgi ilusti. Vaat ja siis on mingite hobiasjadega on sellised asjad, et ma nüüd elukaaslasega siin mõtlesin, et et kitarri pole ammu mänginud, et paneks müüki. Ja siis on müügis pikemat aega. Ma naudin päikest samal ajal. Oh, kui mõnus on. Täitsa mega, kui suve on. Näete, seal ta on. Ja seda ei osteta. Ja siis mõtlesin, et okei. Siis järelikult Mark on selline, et me ei müügi seda. Järelikult universumil on minuga mingid omad plaanid. No see on minu isiklikuks näide. Mulle meeldib maalida. Ma pole ausalt öeldes peale oma lapsepõlve maalinud. Aga siis sattus jälle, selliseid sattumisi tegelikult ei ole olemas, eks ju. Aga oli meil seal Tudunina külas üks mees, üks Lembit, kes siis juhendas, kes aitas. Ja siis mulle hullult meeldisid hobused. Ja siis ma tegin hobuseid, maalisin hobuseid. Ja ise kujutasin ette, kui kunagi on oma kodu, siis võtan hobuse, aga nüüd ma elan inimesed nüüd omas kodus, aga hobust ma küll ei võtta. Sellepärast, et see on nii suurt täiskasvanu, ma seda aru, et ei. Aga ära ütle kunagi sõna ei, vaata, siis need asjad on täidik minna. Miks ma seda kõike räägin selle jaoks, et äkki te jagate ka minuga neid asju, mida te olete elus läbi elanud, läbi kogenud. Kuidas teil on üks harrastus tulnud ja läinud? Siis tuleb järgmine harrastus. Võtan natukene teise reidi, vaatan, mis see mumpsel meil teeb. Mumpsel peatus. Ja, et kuidas teil on need asjad olnud, et kas on jälle mingisuguses vanuses tuleb näiteks tagasi see hobi, mida sa oled kunagi teinud. Ja ma tahtsin seda ütelda, et see on okei. Et see, mis me teeme, me vähendame ennast, me süüdistame ennast, et miks niimoodi, miks naapidi. Ja loomulikult ma saan aru, et kui sa näiteks oled kõva kudu ja sul on lõngakerasid hästi palju, kuduja ma olen ka olnud veel. Ja nüüd ma peangi vaatama oma lõngakerad üle, seepärast, et võib-olla on seal juba mingisugused augud tulnud sisse, ei tea. Aga kudumine on vist see koht, kus ma praegu naasta ei saa. Õigemini ma vist ei tahagi. See on nüüd kindlalt selline asi, mis mind praegu ei kisu. Seepärast, et selles mulle räigelt meeldib numeroloogia. Hullu pööra. Ja siis nii ongi. Vaat, et kommenteerige ka selliseid hobisid, mida te olete kunagi harrastanud ja mis on siis läinud mööda. Ja siis jälle te olete naasnud selle juurde. Ja kas on teil ka näiteks olnud sellist asja, et okei, ma enam sellega niikuinii ei tegele. Näiteks tüüpiline on klaveri mängimine. Ma olen ka seda mänginud. Aga mitte siis niimoodi klassikalises mõttes, vaid lihtsalt natukene ansambel oli meil. Vaat seal Lembit vedas seda ansamblit, see oli hästi mega. See on klaveri mängija. Täiega palju mööda. Kurimalt. Vaata, ma näitan oma tagumikku veel läbi.
eksib. Oh, tšau, Lissu. Mis sa mässad siin üksi? Lissu, siin olen. Lissu, kallu, siin olen timbukene, tule, lähme. No nii, vaatame, jõuab Jörg. Täiega pani metsa, noh. Nägid, väga hea. Noh, metsas me olemegi. Vaata, Rossi tahtis, et ma ütleksin, Rossi, nii tubli, Rossi, nii tubli, näete, siin nad on. No nii, lähme. Jaa, no vaata, üldse pole numeroloogiline jutt, on ju. Lähme siis numeroloogia juurde. Kellel on siis tegelikult sellised võimed, et kas mängida, joonistada, mängida, siis ma mõtlen mingit muusikariista. Siis ma mõtlen, kõigil on. Seal ei ole küll mingit eelistust selles suhtes. Teate, mul tuleb üks pael lahti. Ma pean natukene panema siia puu juurde. Kopsti. Teine värk on nüüd meil. Paelad vist lahti. Ups. Kinni. Jah. Läheb teist tagasi. Rohkem mõtled, mis värk nüüd on emme nii pisikene. Ja numeroloogiliselt saavad kõik sellega tegeleda. Üks asi, kellele ma soovitaksin nüüd väga tõsiselt tegeleda mingisuguse sellise loovusega, on need, kes on sündinud näiteks 2., 11., 20., 29. ja üldse nendel, kellel on 2 ees. Mis seal siis on? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vist ütlesingi, jah. Kõigil, kellel on 2. Siis vaadake ka need elude numbrid, kellel on 2. Ehk siis miks ma seda kõike räägin, kui sul on näiteks laps nüüd kasvamas seal. Selliste numbritega. Ahah, memm tuleb, väga hea. Ta oleks pilk teraseks kohe. Kui teil on laps seal number 2, siis palun suunake teda sinna. Muidugi need lapsed, kes kuuluvad gruppi number 1, ehk siis need, kes on sündinud seal, no kui ma 2 räägin, on ju siis 28, jah. Nemad võivad natukene olla sellised jäärapäised. Nad tahavad kohe olla nagu sellised kõige paremad. Aga andke tal olla. Juhendage teda natukene, aga muidugi samas peab meile hästi juba praegu õpetama seda, et teistega arvestama asjad. 28 oli see ja seepärast vaadake, seal taga on 8. Ja 8 on selline nagu õiguse mõiste ja kriitik. Tema ainult teab kõik asjad, siis kui miinusesse läheb, pean jälgima. Ma võtsin ühe lisaringi praegu, vaatame, et memm järgi libiseb. Mis siin need olid inimesed? Nii. Ja kellele veel loovusega tegelemine sobib, siis teatavad eriti, kes on sündinud 17, 19, siis sünnipäevast räägin. Siis teie palun tehke mingisugusest oma harrastusest või siis see põhitöökoht, mida te teete, tehke sellest endale nagu põhisissetulek. Sest teil on vaja sellist elamust, kus te saate ennast välja näidata. Nii. Siis teie ka, kes olete seal 3. sündinud, 21, 12, 30. Teil on hästi hea selline, mis ma ütlen, esinemise oskus. No ma enne ütlesin ka, et peaaegu kõigil on see omadus olemas. Siis mina soovitan ka teil kohe kindlasti katsetada sellist asja nagu esinemist, sõnavõtmist heas mõttes teiste aitamiseks. Me oleme tulnud kõik siia planeedile selleks, et üksteist aidata, mitte kritiseerida. Et selles suhtes need, kes siin ka praegu mõtlevad, et mina küll mingi lammas ei ole, et ma siin hakkan jeesama hullud teisi. Oma täitsa vaba valik. Õnneks mul siin kanalil ei ole selliseid inimesi. Siis paar korda on kunagi nokke tõstetud ja siis ma kurtsin teile ka, ma võtan hästi südamesse neid asju. ja samas on see, et kui ma kuskil olen esinenud ja siis on kuhugi avalikkusesse pandud, siis neid kommentaare ma lugemas ei käi. Ma teate, ausalt öeldes ühte käisin piilumas ja mul läks nii mott maha. Ma ütlen, ei. Et siin üks inimene ütles, ilus lind oli praegu, mõte läks kohe mujale. Üks inimene ütles ka mulle, et aga ma oleksin pidanud ju arvestama sellega, et kui ma tulen avalikkuse ette, et tulevad ka sellised kommentaarid. Aga siis ma ütlen päriselt, ega ma kohe ju kõike seda läbi ei mõelnud. Aga nüüd elu
koolitab, elu õpetab. Miks ma seda kõike räägin? Sellepärast, et teist, kellest ma just rääkisin, et tegelege nende asjadega, kes te olete seal sündinud või kuulute gruppi number 2, sündinud 2. päeval. Ja mis oli 11, 20, 29. Teate, edukuse koodis, kellel leidub üldse 2-sid, 3-sid, 6, siis näidake ennast isegi siis, kui see hirmutab teid. Eriti teie, kellel teil on 7 seal, siis teid hullult trigerdab ja teid aitab see, kui te muudate midagi oma elus kardinaalselt. Eriti see, et kui teil midagi on vaja teha, elu sunnib tegema ja te peate vahetama näiteks elukohta, töökohta. Sa saad aru, et niimoodi enam jätkata ei saa, aga räigelt põed, räigelt kardad. Eriti kui su isiklik aasta on veel number 9 seal näiteks või siis number 1. No 9 kõige rohkem. Isikliku aasta mäletate saab niimoodi, et te liidate kokku selle oma sünnipäeva, kuu ja jooksev aasta. Ja see isiklik aasta siis energia muutub selles päevas kuus, mis sul siis on. Kui sa oled sündinud seal juulis, eks ju, siis see muutub juulis. Kui sa oled sündinud detsembris, siis see muutub detsembris. Et nii lihtsalt ongi. Ja see, mis ma soovitan ka isikliku aastaga teha, memm tuleb väga hea. Super luks, naised koos, naised köögis, selline laul on vist või? No võt, meil on naised metsas. Issand, vaata, kuidas läks lause ära, jah. Et see, mida ma teile soovitan teha, vist 7. oli jutt, kui teil on edukuse koodis. Mingi oma hirmule vastu. Ja te näete siis, mis selle hirmukse taga on. Mul on endale edukuse koodis 3-7. Oi, kui palju ma olen jonninud endale vastu. Eriti, mis on seoses numeroloogiaga. Ma tegin seda vaikselt. Jagasin alguses nagu niimoodi ääri-veeri neid asju. Siis ma sain aru, et ma ei ole numeroloogias, ma ju tean, et ma pean pilti tulema. Oi, kuidas kartsin. No võt, ja siis ma siin räägin teile kogu aeg, et tulge mulle podcasti esinema, rääkima endast, mida te teete. Ma ütleksin, et minuga koos seda teha on kõige turvalisem võib-olla. Te niikuinii minuga päevast päeva koos olete. Nii nagu räägitakse, et ma olen oma jope, oma küla tüdruk. Ja ma olen loomu poolest hästi lihtne. Mul ei ole kunagi mingeid küsimusi, enne kui me hakkame podcasti tegema. Nüüd, kui te mõtlete siin hästi pikalt, et tahaks, siis maikuusse juba broneerin neid aegu. Et selles suhtes kasutage võimalust. Ja see, mis meil on hästi kihvt võimalus muidugi meil tänu teile, on see klubilisus. Aitäh klubi liikmed toetuse eest, et te olete olemas. Et nii nagu ma olen lubanud, siis sinna tulevad mulle natukene teistsugused materjalid. Mul on kurjum nii hea materjal üks olemas. Nii nagu ma ütlesin, et ma ikkagi kuulan neid astroloogia värke ka ja ühildan neid numeroloogiaga iseseisvalt. Siis praegu planeedid veitsa mässavad seal. Siis ma ei mäleta, kas Uraan või Jupiter läheb Marssi. Ja võt siis need teevad seal mingid imekeerdkäike. Ehk siis teate, kui tuleb mingi selline sõjakas situatsioon nüüd lähipäevil, ehk siis minu meelest kõige aktiivsemam oli see 10-13. Elage see lihtsalt üle. Hingake kuskil rahulikult. Kui te saate aru, et tuleb see vihaenergia, siis sellega saab ka hakkama. Laske ennal nõks olla vihane. Kõige hullem on see, mis me aeg-ajalt teeme, et kui sa tunned, et sinu sees on mingisugune streik ja vihahoog, siis me purskame seda teistele välja. Mingi elu tugevalt õpetame selles suhtes. Kõigepealt lihtsalt itsitan selle üle. Soovitan peegliharjutus teha. Kui sa vihane oled, mina vaatan, mille sa välja nüüd vihasena. Selline tead. Ja siis ma olen ikka teinud tihtipeale sellist asja, et ma vaatan peeglis ja ütlen küll, mis sa tõmbled seal mõtte? Mis viga on? Ja siis ma nüüd vaatan ja siis ajab vägisi naerma. See vihaenergia on selline, mis materdab ju kõik. Selles suhtes paneb kohe raha energiat kinni, kõik energiat kinni. Ja see, kui sa podisid, see nagu kapsasupp kodus, mees lööb uksest sisse, kardab juba ust lahti teha.
elukaaslasega, kõik tunnevad ja eriti kui sa oled elukaaslasega seal juba koos olnud rohkem kui 2 päeva, siis nii ta on. näete, läbi kinde hakkavad sõrmed külmetama. Teiega on nii mega lõbus olla. Ja vot nii ongi ja need, kellel on siis edukuse koodis 2 ja 3, siis teile ma tahan ütelda seda, et te peate oma häälega tegelema. Mitte sellist, et te laulate joole miid seal kodus, vaid lihtsalt kasutage seda võimalust, kui teile antakse. Või kui ei, siis lihtsalt tõepoolest tulge mulle podcasti rääkima endast. Rääkige välja, mis teie sees on. Te saate pärast seda nagu täiega sellise mõnusa tunde, et polnudki nii hull. Vot, ja kui sina ei tea oma edukuse koodi, siis selleks on see koduleheküljel www.numbritekeel.ee. Scrollid pealehe lõppu ja siis saad arvutada selle. Ja siis nii nagu ma ütlesin ühes videos, me tuleb niimoodi, nii, lonter-ponter. Siis, et on 18, mis on 18 aprill, see on laupäev, on edukuse koodi kohta selline kursuskoolitus. Ma näen iga numbri kohta seal väga head materjalid. Ja nagu ma ütlesin, et minu numeroloogia teekond algas läbi sellise kursuse, mis oli siis edukuse koodi kursus. Ja see oli nii huvitav. Peale seda siis anti meile käsk, et me peame hakkama kohe seda edasi tegema. Oi, kuidas ma kartsin. Kes mina olen, mina ei oska ja nii edasi. Nii nagu ma teile ütlen kogu aeg, et arvutage oma lähedasi, analüüsige, vaadake, te saate hulga paremini aru, kes on kes. Ma võtsin kohe oma pojad läbi, võtsin oma elukaaslase läbi ja siis kuna käsk oli selline, et peab olema teenuse vastu, sellepärast, et see on energia, mida ma siis siin arvutamistesse panen, analüüsimisse panen. Kui hirmus oli. Vot, siin ma nüüd olen. Ehk siis see, mis ma mõtlesin 7 osas ja ka 3 osas, mis mul on seal. Siin on lihtsalt peab. Või siis see, kuidas Kerl ütles, ma valin teha seda aktiivselt, ma valin teisi aidata ja läbi selle ju tervenete ise ka. Ehk siis 18 on see, kus ma räägin edukuse koodist. Isegi sina, kes sa juba tead seda, siis saad ikka sinna tulla. Ma ei anna mingit PDF-i. Te saate, selles suhtes kirjaliku materjali ei tule sinna. Kirjutate kõik üles ise, mida te seal õpite. Ja te saate seda videot siis vaadata vähemalt 6 aega. See plussi nii räigelt vaatab kuidagi. Ei ole inimesi tulemas väga hästi. No võt. Ja siis 19 on meil ametite kohta sinna koolitus. Kohti on sinna piisavalt. Ja registreeri ennast ära. Ja kui sa isegi ei saa sinna tulla, siis ma saadan sulle salvestuse. Saad pärast vaadata seda. Aga peaks registreerima sinna. Muidu ma ei tea, kellele ma saadan. Võt sellised asjad. Vist rohkem midagi. Pöial hakkas niimoodi külmetama praegu. Võt, ma jään telefoni kuidagi niimoodi. Me jõuamegi koitse. Ega see külmus polegi kõige hullem. Õige riietus peab olema. Võt ja vestlusõhtud või sellised asjad tulevad ka toimima Zoomi kaudu. Vaatan, kui ma saan oma ühe eluetapiga ühele poole, siis teemagi sellised väiksed kohtumisi seal YouTube'i valmis arvatavasti, kui praegu ei luba mitte midagi. Et see aprillikuu on selline huvitav kuu minu elus. Kui ka sinu elus on väga huvitav, siis ka kommenteeri, mis sul käsil on. Ja nii nagu ma ütlesin, et hakata varsti nägema, et ma olen teises metsas. Et ma isegi täpselt ei tea. See on selline mets, kus ma pean hakkama ise jalgrada tegema. Seal ei ole enne mind keegi käinud. Et sellisesse metsa lähen. Saab põnev olema. Me saame täitsa oma metsa nii nimetatud. Võt, eks siis näeme, kuidas see kõik meil laabub. Väga hästi, kas ta laabub. Seal on see koht, kus pole vaja enam tüdrukutele trakse peale panna. Memme muidugi pean panema endale püksikummiga kinni. Ma osin talle ühe väikse vidina ka. Kuule, teate, vot, teie, kellel on teil koerad, et teie ka, kes te seal metsa ääres elate kuskil,
kas teil on sellist, mida te kasutate, et panete sinna koerale külge, et ta näiteks ära eksib, et millega teda jälitada. Et on selleks need mingid Apple'i igasugused asjad, kui hästi see töötab. Ja kui sul on olemas see, mida siis sina kasutad oma dementsele koerale, kui sa elad näiteks maal või kassile, et siis andke märku, mis see siis olla võib. Lussi! Lussku, tule! Luss peab minema, me oleme kodus juba. Vot, et siis saate jagada mulle kohe konkreetselt, kirjutage kas sinna numbrite keel, @gmail.com. ma panen nüüd kõik kinni, me oleme täitsa nii kodu lähedal juba. Pange sinna või siis see, et küll te leiate üles suletud Facebooki grupis, leiate ka minu need andmed. Ja kui sa ei ole veel suletud Facebooki grupis, numbrite keeles hüppa sinna ka. Ja Fientast leiate kõik need tulevased kohtumised. Kasutage juhus, sellepärast, et saate aru, ega need koolitused ja see vestlusõhtud, mis seal nüüd tulevad Zoomi kaudu, see johtub sellest, et mu asukoht nüüd hakkab olema teine, siis need ei ole kunagi sellised igavad, teoreetilised, need tulevad hästi sellised palju suhtlemist, rääkimist, üksteise aitamist ja nii edasi. Ette. Jalutuskäigu lõpuks on mul sarv jälle püsti. Ja vähemalt elukaaslane tunnistab mind ära siis selle järgi. Mul on mingisugune täiega 4 vedu praegu siin peal. Okei, panen kinni. Tšau, Ameerika numbrite keel. Aitäh, et oled olemas. Ei lähe kinni, näete.